ma olen täna ka jõudnud kohta, et kui vanasti ma tajusin seda hirmu, siis ma põgenesin. Alatihti põgenesin. Aga täna mul tekkinud selline koht, et kui ma tajun seda hirmu, siis ma lähen ja vaatan. Jaa! Ja ma tajun selle taha, et see hirmu taga on alati jumalikkus, kergus, avardumine, uuesti sünd. Ma tegin täpselt samasuguse kogemuse läbi, võib-olla natukene hiljem kui sina, aga 2017 Mõisamaal tegime esimest korda higitelki koos Tuuleleega. Ja ma surin seal oma egosurmas siis, ka poisilikkuses egosurmas surin seal, kuna mul läks pilt nagu eest ära ja ma tundsin, et ma ei saa enam välja minna, sest pole enam jõudu. Ja alistusingi sellesse kohta, ja tuligi sõnum, et aga mis siis, kui täna ongi kõige ilusam päev surra. Sest me kõik tegelikult oleme ühe rongi peal, mõni läheb hiljem maha, mõni varem maha, et miks me peaks üldse seda kartma. Ja ma tundsin, kuidas ma surin seal, selles hetkes, täiesti lahustusin ja mingi moment siis ma kuidagi sealt higitelgist sellest august sündisin nagu välja, ehk ema üsast. Ja ma vaatasin seda maailma nagu, Wow. täiesti uuest kohast ja nii õrn ja haavatav, et lihtsalt nutsin 20 mehe ees ja ütlesin, et ma ei ole mitte kunagi niisugust asja kogenud. Wow. See on ilus. Ja teine kord, kui ma päriselt kogesin oma surma, oli ühe rännakul ja mul oligi nagu väga suur kurbus tekkinud sisse selles maailmas, kus me täna elame. See oli juhtus 2019 ühel taimsel rännakul ja minu sõnum oligi see, et ma ei soovi selles maailmas elada, kus me nagu ise istume oksa peal, lõhume, hävitame ja mul anti nagu võimalus kogeda, et mis siis oleks, kui sa sured selles kehas ära, sest minu teadus ütleb juba ammu, et sellist asja nagu me arvame, et surm on lõpp. Mina tean seda lihtsalt, et nagu me rääkisime, et surm on ainult ühest energeetilisest tasandist teise minek, hing on igavikuline, me oleme siia tulnud kogemuslikult reaalsusesse ja ma kogesin sellist asja, et ma surin kehas ära ja see oli kõige ilusam hetk, mida ma olen viimasel kogenud üldse. Sa tõused, sa naerad, sa oled pisarates, sa oled nii õnnelik, et saad nagu minema nagu. Aitäh, siis vaatad, keha jääb sinna alla vedelema nagu enne, tõused nagu, eks. Ja mõtled, hommikul leitakse mingi tegelane sinna all, ise naerad enda keha nagu mingit moodi see tegi nalja, eks. Kuidas ma nagu seda maailma nagu näinud olen, et täitsa haige nagu on. Tõusen, on. Ja siis mul on üks imeline hing sinna maailmas, sündinud ehk mu tütar Isabel, oli kellukesega tegi niimoodi, till, Eesti tule tagasi. Ahaa. Ja siis ma ütlesin, miks ma peaks tagasi tulema, et kuule, ma olen nii rõõmus, et ma lähen ju siit minema. Aga see, et sa oled võtnud vastutuse, mind siia maailma kutsuda, see, et sa oled võtnud kohustuse mind hoida, et sa oled kohustuse ka ise kasvada ja mehena ruumi hoida, et äkki ei ole veel õige aeg. Ja siis ma sain aru, et ka see oli hetk lihtsalt kogemuslik ja tahtsin võib-olla ka selles hetkes ka põgeneda. Ja tulin tagasi ja ütlesin tänulikkuses, et et see paradiis äkki ei olegi seal, kuhu ma tahtsin minna, või äkki hoopis paradiis on siin, et selle siia luua hoopis. Ja see nagu kinnistas mulle ära, et ma ei pea kuhugile minema, vaid ma võin ka seda siin kogeda hoopis. Tubli, et sa selle otsuse tegid, sest et sul oli valida. Ja mul oli valida. Ja meil nüüd viimane surmalaager, kus ka mehed osalesid, said ka samamoodi omale uued nimed, said kogu oma eelneva elu nagu ära matta. Ehk see on põhimõtteliselt nagu selline egosurm, mis sa teed läbi. Sa petad mõistus ära, et nii, nüüd ongi minek, nägemist, game over. Ja põhimõtteliselt sa lased sellest vanast egost lahti ja saad omale uue nime, saad täiesti uuelt lehelt alustada. Ja nüüd me juba siin järgmine aasta tähistame nende sünnipäeva. Mõtle, need mehed saavad terve grupiga oma, neil on nii palju vendasid juba, kellega koos pidada. Ja see on nagu fundamentaalne muutus elus. Ja kui sa nimetasid neid mehi, kes nagu kardavad ja jooksevad selle kogemuse eest ära ja mõtlevad, et kuulge, et rääkige millestki nagu pehmemast, et rääkige, ma ei tea, Covidist või uudistest või autodest, siis ma ütlen, et need mehed ei olegi selleks valmis. See ei olegi iga ühele. Sul peab olema sisemine, nagu mulle siin mõni mees ütles, kes laagrisse tuli. Ma kuulasin selle ära, ma vaatasin selle tutvustuse ja mul seest tuli kohe, jah, ma pean sinna minema. Vot siis sa oled selleks valmis. Et see ei ole iga ühele. Nõus.